Nüüd uudistesse on sattunud, nagu ma jõudsin märgata, teema, et kuidas siis on mis on need etteheited ministeeriumide tegevusele ja meie seda nüüd nii dramaatiliselt ei võta, et see lihtsalt on hästi objektiivne, et investeeringud kipuvad olema eelarves suuremad kui elus, sama tegelikult puudutab ka kaitsehankeid. Põhjus on lihtne, investeeringud tehakse suuresti ühelt poolt välisrahadega, on ju kogu aeg see tõsiasi teada, et see täitmise protsent tasapisi kasvab, aga kui me planeerime selleks, et hakata ikkagi projekte ajama, me peame planeerima nad eelarves, teades, et kõik realiseerida ei õnnestu ja realiseerumise protsent on meil eriti perioodi alguses eriti suur siis nendel suurprojektidel. Ei ole saladus, et Keskkonnaministeeriumi haldusalas on neid hästi palju üleplaneerimist on olnud ka haridusministeeriumis, kes ei ole hallanud kõik ütleme siis planeeritud tempos, aga see ei tähenda, et need investeeringud jäävad tegemata. Me oleme eelarve baasseaduses seda kõik arvesse võtnud ja baasseaduse järgi kõik investeeringud on ülekantavad. Nii et see on selline probleem, mis meid nüüd rööpast välja ei löö, kuigi me tahaksime muidugi, et asjad läheksid kiiresti, aga elu on ju selline, et paljud asjad vaidlustatakse ja nii edasi. Kaitsehangetega on asi üsna sarnane, et kuigi ma ei saa kuidagi eitada, et kaitsehangete puhul on seda tsiviliseerimise vajadust kogu aeg olnud ja oleme seal pidanud siis etteheiteid ka ise tegema, aga kui neid nii tehniliselt võtta, siis jällegi, et need vahel võtavad rohkem aega kui planeerite, aga selleks, et tegema hakata, on vaja neid planeerida konkreetsesse aastasse. Midagi väga dramaatilist ei ole. Ma üldse ei muretse selle pärast, et tulusid on siis ministeeriumid oma tulusid ala planeerinud, sest et pigem ikkagi ala kui üle planeerida, et seda ongi keeruline, ma arvan, nendel teha teinekord, et see mind väga muretsema ei pane.